Tere head inimesed, üle pikka aja jälle teeme ühe Matka TV saate ja mul on siis Sten-Erik matkaklubist ja seiklusklubist Extreme. Ja täna räägime uiskudest, aga mitte nendest valgetest ilusatest, mis iluuisutajatele jala külge seotakse ja mitte ka nendest, millega suured mehed ja naised jääokit mängivad, vaid meil on selline minimalistlik tehnika. Jah, tere ka minu poolt. Me räägime siis matkauiskudest või matkauisutamisest, et tegelikult võib-olla esimese asjana see sõna ise, see matkauisutamine mulle võib-olla väga ei meeldi. Et mulle meeldib rohkem võib-olla kasutada terminit avaveekogudel uisutamine. Sellepärast, et kui kiirused on 30 ja enam kilomeetrit tunnis uiskude peal, siis see enam nii väga matkamine ei ole, et kisub rohkem tegelikult spordiks juba. Aga millest see matkauisu mõte üldse tulnud on? Kas sellepärast, et need on üsna lihtne kaasa võtta ja kui tee peal juhtub jääd ette sattuma, siis seoded endale alla, nagu siin selle saapaga on näha ja paned üle jää minema või kus see üldse alguse on saanud? No alguse on ta saanud ikka siit üle mere Skandinaaviast, et soomlased, rootslased on selle nii-öelda ala sünni juures olnud ja eks ta algselt oligi selline jää peal liikumise viis, et sa said liikuda ka sellise jää peal, mis oli kergelt lumega kaetud ja ei olnud võib-olla nii perfektselt sile, et sealt alguse sai, jah. Mida nüüd on vaja tähele panna, kui keegi üldse mõtleb selliste uiskude peale? No esiteks on, sa juba mainisid, et on sellised matkasaapa variandid, et uisud jagunevadki laias laastus 2. On siis sellised uisud, mis kinnitavad harilikule matkasaapale, ehk neid on selles suhtes lihtne käsitleda, matkasaapad on praktiliselt kõigil kodus olemas, ostad uisu, millel on side kohe peal, krõps kinni ja lähed. Mis on nüüd selle matka või sellise uisutüübi sihtgrupp on just selline, ütleme, rabas liikumine, et sa näiteks matkadki rabas, tulevad vahvad rabajärvekesed, mis on jääga kaetud, paned supsti uisud alla, liigud vahepeal uiskude peal, järved saavad otsa, paned uisud jälle poti külge ja matkad edasi. Et ta pigem ongi selline rabas liikumine ja võib-olla siis jalgsimatkaga või räätsamatkaga kombineerimine. Aga mis nüüd on, ütleme, minule südamelähedasem ja mida meie oma sõpruskonnas rohkem harrastame, on siis sellised uisud, mis kinnitavad tavalisele murdmusosa saapale. Ehk meil on see siin praegu näidisena vabatehnika murdmusosa saabas, millega siis nii-öelda sõidetakse uisutehnikas. See sama suusasaabas läheb sama suusasideme külge, täpselt sama side käib suusa küljest, läheb siia uisu külge kinni ja ongi meil komplekt koos. Et millest ta nüüd erineb eelnevalt räägitud matkasaapa külge kinnitavast uisust on see, et su jalg on oluliselt kõrgemini toestatud, see tegevus meenutab väga suusatamist ja kiirused on oluliselt teised. Et matkasaabas paraku ei anna uisule nii head stabiilsust, nii head jäikust, et see jääb sul all kuidagi niisugune lotendav tunne ja nii, et need 2 asja on, ütleme, ikkagi täiesti erinev masinaküll. Et selle uisuga eelkõige pikad distantsid, suuremad kiirused, fun, treeningud, siis see on ikkagi siuke tatsa ja raba ja täiesti erinev teema nii-öelda. Ja ütleme, et kui need suusasaapa kinnitavad uisud, siis omakorda jagunevad, nagu ikka spordis on lihtsamad ja on nii-öelda kangemad mudelid, et siin võib-olla selline kõige lihtsam alumiiniumraud, mis on nii-öelda kõige odavamas hinnaklassis kuni siis nagu ikka karbonini välja, aga et kui sa nüüd küsid, et mis see eripära või mis siin siis erinevat on, eks siin ütleme põhiline erinevus on kindlasti kaalus, karbon on alati kergem ja tegelikult ka jäikuses, et karbonuisk on jäigem, miks seda jäikust vaja on eelkõige, kuna me ei sõida ju perfektselt ettevalmistatud jää peal, me sõidame looduslikult tekkinud jää peal, kus siis võib olla konardusi, võib olla lõhekohti, võib olla lumevaale, ehk igasugustest konardustest ja ebatasastusest üleminekul see uisu jäikus hakkab rolli mängima, mida jäigem uisk, seda paremini ja turvalisemalt sa saad sealt üle. Aga eks loomulikult tõsistele spordisõpradele sõna karbon ja juba on müüdud. Aga suures piirdes nendel uiskudel, mis suusasaapa nii-öelda sidemega kinnitavad, erilist suurt vahet ei ole. No poes on nad saadaval sellisel kujul, on ju? Et siia sa pead siis poes on nad saadaval sellisel kujul, sidemed tuleb eraldi juurde osta. See konkreetne side on siit
voti vahele ja sõidutad lihtsalt kelguga peale, et ei pea midagi puurima, et uisul on juba selline nii-öelda raam peal, kuhu sa saad lihtsalt sideme nagu kelguga peale sõidutada. Aga need on ikkagi uiskudel eraldi, mitte sa neid ei saa tavalisest suusapoest või see kinnitus on sama? Täiesti tavaline suusaside ja kusjuures mina näiteks kasutan sama sidet, kasutan oma rullsuuskadel ehk mitte kunagi ma ei saa samal ajal kasutada rullsuuski ja uiske, et ma olen nii-öelda mitte taaskasutus, aga paralleelkasutus on vist õige sõna, et ei pea isegi eraldi sidemid ostma uiskude jaoks. Mida tuleks nüüd üldse tähele panna, kui inimene plaanib sellise asjaga tegelema hakata, et läheb poodi on ju, vaatab endale, raha on, ostab sellised uhkeldused, ise pole kordagi uiske alla saanud, siis seal on kindlasti mingisugune turvalisuse pool, millega pead arvestama või mis sa nagu uiskude ostmise juures vaatama pead? No tegelikult uisku osta on hästi lihtne, et sa lähed poodi ja müüb selle uisud, et siin tegelikult isegi sellel konkreetsel tootjal ei ole isegi erinevaid pikkusi, et kõik on üks pikkus ja ostad uisud. Aga mis nüüd edasi, kindlasti on see, et hea oleks leida sõber, kes seda harrastab, et esimest korda nüüd minna poodi, osta naisega mõlemad uisud ja minna kohe vee peale on päris suure riski võtmine. Et siin on kaks varianti, et kas sul on mõni hea sõber, kes harrastab ja võtab sind punti või siis sa liitud mõne korraldatud matkaga, et esimene kord saada nendest ohtudest, sõidutehnikast ja turvalisusest nii-öelda aimu. Aga kindlasti on number üks asi, millel uisutamisest rääkides peab peatama, ongi turvalisus. Sellepärast, et talvine veekogu on ettearvamatu, jää paksus võib sama veekogu peal varieeruda väga tugevalt, ehk sa võid ennast ootamatult avastada mõnusal jõuglemise käigus äkki hoopis ujumast. Et nüüd selleks, et kui ka peaks juhtuma see, et sa avastad ennast ujumast, siis on kaks abivahendit, tegelikult 3 isegi. Kõige tähtsam asi, ilma milleta kohe kindlasti mitte kunagi, mitte kuskil ei tohi veele minna uiskudega, on jäänaaskrid. Ja jäänaaskrid mitte ei piisa sellest, et nad on kaasas ja seljakotis, vaid jäänaaskrid peavad olema kaelas ja need on sinu esimene abivahend. Ehk kuidas neid siis kasutatakse, on see, et kui ma nüüd peaksin kukkuma läbi jää, siis ma võtan nad klõksti siit küljest lahti ja ma saan ennast jääst nii-öelda välja siis et küüned ei takerdu sellega. Tead, ma olen korduvalt pealt näinud, mul endal pole õnnestunud neid nii-öelda õiges olukorras kasutada, aga ma olen korduvalt väga lähedalt pealt näinud, kuidas neid kasutatakse ja esimene reaktsioon on alati sellel sisse kukkunud, et ta hakkab kätega üritama, aga see on lootusetu. Et alati see jää sealt augu kõrvalt on juba saanud vett, ehk ta on läinud veel libedamaks kui paljas jää ja ilma jäänaaskrit, et ta jääaugust välja saamine on väga-väga raske. No teatud olukordades ilmselt võimatu. Ehk ilma jäänaaskrit jää peale minek on enesetapp, et seda ei tohi nagu kindlasti teha. Ja veel kord, et ta ei piisa, kui ta on kotis, ta peab olema kindlasti sul kaelas ja kohe kasutatav. Jah, sest kui sa juba läbi kukud, siis on hilja. Tähendab, siis sa seda enam kotist või sõbra käest kätte ei saa. Aga see pael on seal küljes selle jaoks, et nad lihtsalt käest ära libises kuhugi järve põhja ei... No jah, et kui ta sul käest ära libiseb, et sa saad ta kätte ja reeglina on nendega komplektis ka vile, et näiteks kui sa kukudki läbi ja sõber on juba natuke eemal, et sa saad tähelepanu anda, et ta pöörduks tagasi ja tuleks selle appi. Nüüd selle appi minekuga me jõuamegi järgmise abivahendini, mis on ka veematkamisest tuntud viskeliin. Ehk siis siin sees on tegelikult selline spetsiaalne köis, mida siis nüüd abiandja, abiosutaja saab visata sellele, kes on vees hädas. Ehk ütleme, et kui mingil põhjusel nüüd need jäänaaskrid ei õnnestunud nendega välja saamine või ma ei tea, käed on juba nii külmunud, et enam ei jõua, siis siin on selline spetsiaalne raskus, seda kotti visatakse, see köis libiseb nii-öelda vette kannatanuni ja sa aitad sõbra veest välja. Aha, et siit otsast oled kinni ja teise osa viskad minema. Just. Okay. Et see on ka selline asi nüüd, mis võib-olla ei pea olema nüüd igal uisutajal kotis, aga ütleme, et kui grupiga minnakse, siis paar tükki grupi peale oleks kindlasti soovituslik kaasa võtta. Mis on veel, kui rääkida turvalisusest, siis mina ei lähe mitte kunagi uisutama ilma selle seljakotita. See võib tunduda justkui totter, et mis on nüüd siis sinu tarid, et ise rääkisid, et suured kiirused ja rohkem niisugune sport. Et siin on mul
täiskomplekt kuiviriideid ehk kogu varustus, mis mul on ka sõites seljas, on mul siin täpselt dubleeritud. Ja see on nüüd selleks, et kui ma pääsengi sealt august ilusti nende aastatega välja, kui see kõige hullem peaks juhtuma, siis kui väljas on näiteks 10 kraadi külma ja mul ei ole kuiviriideid ja mu auto on näiteks pooletunnise uisutamise või tunnise uisutamise kaugusel, siis mul väga pikka elulootus seal nende märgade riietega ei ole. Et sellepärast on mul alati seljas täiskomplekt kuiviriideid ja siin on mõned olulised detailid. Üks on näiteks see, et need riided peavad olema siin seljakotis omakorda pakitud veekindlalt, ehk nad on mul siin veekindlas kotis. No aru saada, kui sa juba läbi kui sa oled ikkagi kogu kerega käinud vee all ära, siis tegelikult ka seljakoti sisu on muutunud läbimärjaks. Ja noh, tegelikult on veel palju selliseid pisidetaile, mida kalda peal mõeldes võib tunduda selline, noh, milleks see ja mis on nüüd paisutatud üle. Aga noh, üks näide ma näitan sulle, mis mul siin ees saakis. Mul on siin näiteks 2 süksid kilekotti, mis arvad, mille jaoks need on? No jälle hea küsimus. Sellel on hästi lihtne funktsioon. Kui sa oled käinud seal veeaugus ära ja oled saanud kuivad sokid jalga, aga su suusasaabas on seest läbimärg, siis sa tõmbad sellele sokile selle kilekoti peale, teed sõlme peale ja su need uued sokid jäävad kuivaks. Sama asja tegelikult kasutatakse ka motorattaga sõitlaste seas, et kui sa oled jalanud märjaks sõitnud, paned uued sokid, siis sa lihtsalt uue sokki otsa paned kilekotti ja sellega koos jalga tagasi. Et niisugune pisike asi ei maksa midagi, aga päästab päeva. Ja noh, näiteks siuke pisike detail veel, et kui su autovõti on sul kindlasti kaasas, et ta ei vedele siin seljakoti sahtlis lahtiselt, peab olema samamoodi veekindlalt pakitud, sest muidu sa jõuad oma kuivade riietega ja poolkülmunud oma autoni, aga kui sinna sisse ei saa, siis on jälle on kõik. Aga on selle spordiala juures ka mingisugused sellised võistlused, noh nagu uhate poistpoini nagu purjetajad või on see lihtsalt pigem selline vaba aja veetmise ja enda pigem on ta selline enda treenimise ja huvitavate kohtade avastamise viis, aga Eestis korraldatakse aastas umbes 3-4 uisumaratoni, kus on siis selliste relvadega just mõistlik starti minna. Noh, paraku on need hästi ilmatundlikud, et kunagi ei tea, kas nad see aasta toimuvad, aga... No nii, ja ma küsin siia lõpetuseks siis seda, et oleme üks ilusa jutu ära rääkinud toredast tehnikast, aga miks üldse uisutama minna? Praegune talv on alguses lumevaene, samas on külma, ehk see pakub väga head alternatiivi murdmaasuusatamisele. Et täna ei ole meil siin Põhja-Eestis ei ole ka veel tehislumeradasid ehk väljas treenimiseks ongi ainuke võimalus jooksmine või rattasõit, mis kõigile talvel kindlasti ei sobi, aga uisutamise tingimused on ideaali lähedased, nii et ideaalne vahend vastupidavusala treeninguks värskes õhus, just sellistel lumevaesetel talvedel. Ja no nendest võiks rääkima jäädagi. No esiteks uisutamine viib sind kohtadesse, kuhu sa näiteks suvisel ajal ei saagi sattuda. Et sellised kohad, kuhu näiteks kanuu või süstaga ei pääse ligi, et vesi on näiteks liiga madal, rabad, kuhu võib-olla suvel ei ole üldse nii lihtne ligi minna, aga kui maa on külmanud või veekogud on külmanud, siis sa pääsed igal pool ligi. Et fantastiliselt palju võimalusi, karjäärid, rabad, noh tegelikult tipphetk, mida me alles nüüd ootame ja ilmselt järgmine nädalavahetus pakutakse, on tegelikult meri. Et Haapsalu ümbruse lahed, mis on madalad ja jäätuvad suhteliselt kiiresti, et mere peal, kus sa saad päevas läbida ikka 50 või enam kilomeetrit, et see on see tegelikult, mis selle asja eriti võluvaks teeb. Kui kallis see spordiala on, ostad selle ära ja siis pead iga natukese tagant tegema mingid update ja käima hooldamas või ongi nii, et seod alla ja annad tuld? Ma harrastan väga paljusid erinevaid spordiliike ja ma ütleks, et see on kõige odavama kilomeetri hinnaga harrastus. See tähendab seda, et sa ostad põhimõtteliselt need uisud ära ja edasi sa lihtsalt naudid sõitmist. Et seda uisku lõhkuda on suhteliselt keeruline, hooldustada põhimõtteliselt ei vaja, et võrreldes näiteks murdmaasuusatamisega, kus sul tegelikult läheb raha määrimise peale või ratas käib pidevalt hoolduses, et tõeliselt odav spordiala. Ma ütleks, et kui muidu peetakse metsajooksu üheks odavamaks spordialaks, siis ma arvan, et uisutamine on odavam, sellepärast et jooksus tuleb jalatseid väga tihti vahetada, aga uiskudega sõidad aastaid ja mitte midagi ei juhtu. Ja ka kilometraaž üle erinev. Just. Selge pilt. Sellise toredaga mõttega täna lõpetamegi ja teie head inimesed näeme juba järgmine kord.